Unustatud riiulil, ämbrikuvõrkudega kaetud nurgas, tolmukihi all ja vananenud asuvad nende mõistatuste toimikud, millele ei leitud kohe lahendust. Aastakümneid püsisid vastuseta küsimused varjus, silma alt ja meelest ära, kuni nüüd, kui värsked sosinad annavad saladustele uut elu, mis on seda arhiivi kummitanud. 20. Olympia snowboarder, ekstreemspordi sportlane Trevor Daniel Jacob sai kurikuulsaks 2021 aasta detsembris, kui postitas YouTube'i video, kus ta hüppab oma väikelennukist välja lennu ajal. Ta väitis, et mootor läks rikki, kuid videost oli näha, kuidas ta hüppas langevarjuga välja just siis, kui piloodipoolne uks avanes. Piloodita lennuk kukkus alla ja Jacob jäi ellu, teenides sellega endale vaatamisi ja tellijaid. Internetis kasvas kiiresti skepsis selle õnnetuse lavastatuse suhtes, eriti pärast seda, kui vrakk kadus ja lennuki mootor näis korraks uuesti tööle hakkavat. Föderaalne lennuamet alustas uurimist ja 2021 aastal tühistas ta tema piloodiloa, jõudes järeldusele, et ta kukutas lennuki tahtlikult alla salvestamise eesmärgil. 2023 aasta alguses tunnistas Jacob end süüdi õigusemõistmise takistamises ja tahtlikus õnnetuse põhjustamises meeldimiste, jälgijate, kasumi ja tuntuse nimel ning kandis 6 kuud vanglakaristust. Video kogus veidi üle 2,9 miljoni vaatamise. 19. Peaaegu 5 aastakümmet tagasi leiti midagi kurjakuulutavat, mis ulatus välja taimestikust ühe põllu peal USA maantee 79 lähedal vaid mõne miili kaugusel Marianna linnast. See oli 13. jaanuar 1977, kui põllult leiti tundmatu isiku säilmed. Arkansase osariigi politsei kriminaaluurimise osakond saadeti juhtumit uurima. Uurijad kogusid säilmed ja andsid need üle Arkansas osariigi krimilabori kohtuarsti büroole. Vastus tehti muidugi ajal, mil DNA testimine oli alles algusjärgus. Jäänuste omaniku tuvastamine ei õnnestunud ning ka surma põhjus jäi saladuseks. Selleks ajaks oli vanemate poolt toime pandud röövimisi juba 10 000, samal ajal kui võõraste poolt toime pandud röövimisi oli vaid paarsada. Juhtumeid oli liiga palju, et jäänuseid oleks saanud seostada vaid ühe inimesega, eriti kui neid polnudki algselt kadunuks kuulutatud. Lee maakonna surnukeha, nagu neid jäänuseid hakati kutsuma, jäi varju Oklahoma tüdrukskautide mõrvade ja tuntud Simone Rittengeri kadumise juhtumi kõrval. Põllug leitud jäänused polnud tol ajal kõrge prioriteediga ja need ei oleks seda ka järgmise 48 aasta jooksul. Kuid 2024 aasta märtsis vaatas ASP lahendamata juhtumite üksus läbi kõik selle perioodi lahendamata juhtumid, keskendudes järgmisena Lee maakonnas leitud jäänustele. ASCLI abiga suutsid uurijad toimetada jäänused Athrami laborisse, kus eralabor arendas ja täiustas DNA analüüsi ning forensilise genealoogia meetodeid. Just tänu nendele täiustatud jõupingutustele suudeti lõpuks anda nimi nendele luudele, mis olid viimased 5 aastakümmet asitõendite ruumis seisnud. 6. juunil 2025 avaldas Athram raporti, milles tuvastati mees, kellele säilmed kuulusid. Tema nimi oli Charles Howard Wallace. Edasise uurimise käigus õnnestus leida 2 võimalikku sugulast, kes elasid Tennessee osariigis. Juulis koguti neilt DNA proovid ja võrreldi neid Charlesi omadega. Septembriks oli kõik täielikult kinnitatud. Isikutuvastus oli positiivne. Need olid 21-aastase noormehe säilmed, kes näis olevat kaotanud kontakti perega 1974 aasta sügisel. Sugulased nägid teda viimati Memphises, Tennessee osariigis, kui ta oli hilistes teismeaastates ja otsis ravi ühes kesklinna tugikodus. Kuigi meil on nüüd mõningane ülevaade Lee maakonna surnukehast, on siiski elemente, mis jäävad endiselt saladuseks. Esiteks ei suuda võimud kuidagi välja selgitada tema enneaegse surma põhjust ega seda, kuidas ta sattus üksi sellele põllule, jäädes peaaegu 50 aastaks kõigile märkamatuks. 18. 10. detsembril 1998 ilmus veebileht vaticano.org või vaticano.org, kui internetikasutajad otsisid Vatikani ametlikku kodulehte. Selle kohal oli vaticano.va, Vatikani ametlik veebilehed.
Kuid kui kasutajad vaatasid mõlemat veebilehte kõrvuti, mõistsid nad, et need on identsed, mistõttu arvasid mõned, et pole vahet kumba kasutada ning enamik eelistas uuemat lehte. Aja jooksul tehti siiski peeneid muudatusi, mida paljud kasutajad ei märganud. Väikesed muudatused tehti järk-järgult ja need jäid mõneks ajaks märkamatuks. Muudatused hõlmasid tekstide ümbersõnastamist lõikudes, mis olid selgelt usuga vastuolus. Paljud muudetud väited olid lausa ketserlikud. Mõned asjad muudeti selleks, et toetada narkootikumide legaliseerimist ja soodustada enne abielu romantilisi suhteid. Kumbki väide ei olnud kooskõlas algsete paavstlike dokumentide muidu ustavate koopiatega. Liiklus sellele ilmselgelt võltsitud Vatikani veebisaidile kasvas, mille tulemusena hakati vaticano.orgi otsingumootorites indekseerima ja see sai rohkem nähtavust. Muutused jätkusid. Paavsti kõnedest said ketserlikud avaldused. Väljamõeldud olematud sõnad olid ilmsed ja silmatorkavad vead valitsesid lehekülgedel. Seal oli isegi katkendeid tolle aja poplaulude sõnadest, kuid ka need olid põimitud religioossesse konteksti, muutes iga uue väite kummaliselt usutavaks. Kasutajatele pakutaks ka uut kasulikku võimalust saata sõnum otse paavstile endale. Järgmisena lisati pihtimisvorm, mis loodi 1999 aastal, aasta pärast vaticano.org loomist. Suur juubeliks ettevalmistatud pihtimisvorm andis mõista, et nüüd hakkab paavst patte andeks andma e-posti teel. Viibileht teatas järgmist, tsiteerides: "See on vaba vaimu juubel. Lihtsa klõpsuga saab sinu hing puhtaks." Ja kasutajad klõpsasidki. 1999. Aastal mitte kaua enne juubelit suunati 100 palverändurid enese teadmata poolsaare kaugematesse nurkadesse. Just siis sai Vatikan teada, et kloonitud veebileht põhjustab eksitusi ning neil ei jäänud muud üle kui tegutseda. Vatikani ametnikud alustasid sellest, et postitasid oma päris veebilehe avalehele hoiatuse, rõhutades, et just see on ametlik lehekülg. Lõpuks aegus iga-aastane registreerimine ning domeenipakkuja keelas uuendamise, lõpetades nii selle juhusliku eksitava saidi poolt levitatud valeinfo. Aastaks 1999 oli vaticano.orgil üle 4 miljoni külastuse ja 200 000 külastajat ning sellest sai interneti ajaloo osa, kui selle loomise tõeline taust päevavalgele tuli. Vaticano.orgi jäljed viisid pseudonüümini, mis koosnes vaid ühtedest ja nullidest ning mis ilmus ka teisel veebisaidil. Ja see veebisait andis meile nimed Ava ja Franco Mats, kes olid selle kummalise Vatikani müsteeriumi taga. Ava ja Franco on New Yorgis tegutsev kunstnike duo, kelle kunstiprojektid algasid domeeni vaticano.org ostmisega. See otsus tähistas nende plaanis esimest sammu katoliku kiriku õõnestamiseks. Nad läksid kloonimisega hoogu, kopeerides, remixides ja ümberprogrammeerides terveid ususüsteeme. Nüüd on nende veebilehel kirjas kogu 1998 aasta Vatikani juhtum, kus nad ütlevad, tsiteerin: "Me ostsime domeeni nime ja ehitasime ametliku Püha Tooli veebilehe koopia. See nägi välja täpselt nagu päris, kuid me olime pühadesse tekstidesse peitnud peened, kuid tähendusrikkad muudatused." Leht selgitab, kuidas pettus paljastati ja et see vallandas meediastormi. Number 17. Praegu käib suur vaidlus, mis on ajaloolaste kogukonna lõhestanud. Üks pool otsib tõendeid, teine pool ajab tagaoletusi. Ja kõik see keerleb Giza püramiidide müsteeriumide ümber. Tuliseks läinud vaidlused said alguse 2025 aasta märtsis, kui tehti üsna kummaline ja ekslikuna kõlav teadaanne. Püramiidi alt leiti linn. Itaalia ja Šotimaa teadlased väitsid, et nad kasutasid uut radaritehnoloogiat nimega sünteetilise avaradar, kombineerides satelliidiradari andmeid loodusliku seismilise aktiivsuse pisikeste vibratsioonidega. Radar lõi 3-mõõtmelise kujutise sellest, mida teadlased usuvad olevat kuningas Khafre püramiidi all peidus oleva iidse linna jäänused. Just tänu sellele pingutusele leiti püramiidide alt 8 vertikaalset struktuuri, mis ulatuvad umbes 640 meetri sügavusele. Iga šahti ümber on väidetavalt spiraalsed käigud, mis on ühendatud 2 80-meetrise kuubikujulise struktuuriga, viidates eraldi ruumide olemasolule. Teadlased on samuti teatanud, et 5 mitmetasandilist struktuuri on ühendatud mitmete käikudega, mida on arheoloogide ja ajaloolaste eest aastakümneid saladuses hoitud.
Selle uue avaldusega oli skepsis paratamatu. Mitmed eksperdid on tõstatanud tõsiseid küsimusi tehnoloogia kohta, mida kasutati nende ohtlike väidete esitamiseks, mis võiksid lõppkokkuvõttes muuta ajalugu nii, nagu me seda tunneme. Kuid vastuseis polnud piisav, et seda kirglikku meeskonda heidutada ning nad jätkasid oma uurimistööd püramiidi all olevate ühendatud sisemiste struktuuride kohta. Mõni kuu hiljem tasus väsimatu vastuste otsimine end taas ära, kui meeskond teatas veel ühest uskumatust avastusest. Teine linn, maa-alune omavahel ühendatud struktuur, oli leitud Menkaura püramiidi alt. Trepid, veedorustikud ja vertikaalsed šahtid ilmusid nende radariseadmetes kolmemõõtmelisel kujul nähtavale. Nad usuvad, et see mitmetasandiline kompleks võib isegi sisaldada legendaarset arhiivisaali, mida sageli mainitakse pärimustes. Väidetavalt on arhiivisaal iidne Egiptuse raamatukogu, mis võib universumi saladused avada, kui see kunagi leitakse. Mõlema peidetud linna olemasolu viitab tohutule maa-alusele kompleksile, kuid seda väidet peetakse liialdatuks või tõendamata. Lisaks väidetele 2 maa-aluse linna kohta püramiidide all, kinnitas meeskond ka, et Giza kompleks on 38 000 aastat vana, mitte 4500, nagu arvatakse. Number 16. Definitiivse tumeda, õõvastava, hirmutava ja häiriva videomängude jäämäe sügavustes oli kirjas tundmatu nimi – Homanzino. Pealkiri tõlgituna tähendab meessoost nimisõna väike nees. Kuid mängu nime guugeldamine andis vaid mõned veebilehed. See hõlmas ka näiliselt kadunud meediasaiti nimega forum.lostmediawiki.com. Homanzino kirja järgi ilmus see õudusmäng 1995 aastal ja pärineb Venezuelast. Väidetavalt lõi selle Venezuela konservatiivne parempoolne rühm nimega 3411. Väidetavalt oli videomängu eesmärk levitada propagandat endise sotsialistist presidendi Carlos Andrés Perezi vastu. Sellel kadunud meediasaidil räägib mängust ainult üks kaastööline ja tal näivad olevat ekraanipildid, kuid kasutaja ei esita ühegi selle teabe kohta allikaid. Pealegi ei mainita Homanzinot mitte kusagil mujal, sõltumatult sellest kadunud meediavikist. Iga muu viide sellele mängule viitab alati just sellele samale saidile. Redditi kasutaja Roto Toms and Beer muutus selle kummalise nime vastu uudishimulikuks ning pöördus Internet Mysteries alamfoorumisse vastuseid otsima. Redditor avaldas kogu selle info ja hakkas välja tooma vastuolusid Homanzino olemasolus. Küsides, kas see on päris või pettus. Juba alguses peale on mängu kirjelduses palju kahtlaseid märke. Mitte ainult ei olnud arhiiv ainus koht, kus seda mainiti, vaid väidetavat konservatiivset gruppi nimega 3411 polegi olemas. Samuti märgiti, et ainsa panustaja sõnul on mäng ise portugali keeles, kuigi Venezuela kõige räägitum keel on hispaania keel. Asjad lähevad veelgi veidramaks, kui selgub, et mõlemad Homanzino panustaja üles laaditud mänguvideod pärinevad samalt YouTube'i kanalilt nimega Hank Miller Gaming. Sama nime kasutatakse ka foorumis forum.lostmediawiki.com, kus Hank Miller on ainus, kes mängu kohta vestlust peab. Videotes endis kommenteerib publik mängus esinevat portugali keelt, väites, et see polegi tegelikult keel, vaid lihtsalt arusaamatu plära. Redditi kasutajate ja amatöör-interneti uurijate sõnul pole sellel mängul tegelikult mingit tausta ning tegelikult pole seda mängu üldse olemas. Kogu see kontseptsioon on pettus, mille lõi üks inimene, kes võttis endale varjunimeks Hank Miller. Pole olemas mängu nimega Homanzino, mida kasutatakse propaganda levitamiseks Carlos Andrés Perezi vastu. Mänguvideod on tõenäoliselt ise tehtud, sest iga tollane mängur teab, et tol ajal mängud sellised välja ei näinud. Number 15. Gemini Madeline Posey, 21-aastane Spirit Lake'i hõimust, elas 2024 aasta alguses Fort Tauntonis, Põhja-Dakotas, koos oma poissõbra D'Angelo Hunti ja nende 7-kuuse beebiga. 3. jaanuaril 2024 kolis ta lühikeseks ajaks tagasi oma ema koju Devils Lake'is, enne kui naasis Fort Tottenisse. 4 päeva hiljem, 7. jaanuaril, nägi hunt Geminit viimati, kui ta lahkus nende korterist, väites, et sõber tuleb talle järele. 11. jaanuaril esitati kadunud isiku kohta avaldus. Esialgne uurimine jäi seisma, kuna vihjeid polnud.
Hiljem arreteeriti Hunt ja talle esitati süüdistus teise astme tapmises oma venna Isaku surmaasjus, kelle säilmed leiti 2025. aasta novembris Spirit Lake'i reservaadist. Isak oli kadunud alates 2024 aasta märtsist. Leid viis selleni, et Huntist sai kahtlusalune Gemini juhtumis. 2025 aasta detsembris esitas föderaalne suuržürii Huntile ametlikult süüdistuse seoses Gemini oletatava surmaga, süüdistades teda tahtlikus tapmises ja rünnakus. Gemini on siiani kadunud ja tema keha pole kunagi leitud. Number 90 taste. Määraklemata kuupäeval 1994 ajas üks kummaline pressiteade kogu maailma segadusse. Associated Press avaldas loo, milles väideti, et Microsoft, maailmas suurim arvutitarkvaratootja, omandab asutuse, mida keegi ei ootaks. Artiklis väideti, et ettevõte kavatseb peagi omandada Rooma katoliku kiriku. Vatikani linnast pärit kuupäevaga loos öeldi, et kui tehing peaks teoks saama, oleks see esimene kord ajaloos, kui arvutitarkvara ettevõte omandab mõne suurema maailmausu. Artikkel vihjas, et tingimuste kohaselt saaks Microsoft ainuõigused Piibli elektroonilised ainuõigused ning paavst Johannes Paulus II saama ühendatud ettevõtte usulise tarkvara divisjoni asepresidendiks. Lisaks investeeriksid 2 Microsofti vanemase presidenti kardinaalide kolleegiumisse. Uudise artiklis oli ka väidetav lubadus Bill Gatesilt, milles ta kinnitas, et kasutab Microsofti ettevõtet selleks, et muuta sakramendid veebis kättesaadavaks. Määramata aja pärast ütlesid nad, et Microsoftil ei olnud kirikuga mingit pistmist. Uurimised selle juhtumi kohta algasid peagi ja selgus, et vembumees oli tegelikult kasutanud võltsitud Associated Pressi, maailma suurima uudisteorganisatsiooni võltsteadet. Tundmatu vembumees suutis neid väiteid interneti kaudu levitada, võimaldades lool levida laialdaselt. Sealt edasi hakkasid levima varajased internetimeemid pealkirjaga Microsoft Acquires, kus tehti sarnaseid nalju. Üks neist väitis, et Microsoft oli omandanud fraasi Microsoft Acquires, et lõpetada pilamine. Number 13. Üks California mees pani oma koerale rihma kaela ja alustas nendega tavapärast jalutuskäiku Trinidadi sadama rannal. Ta ei teadnud seda ton hetkel, kuid vaid mõni hetk hiljem võttis ta ühendust Fortuna politseiosakonnaga, olles teinud jahmatava avastuse. Kohale saabunud politseinikud suundasid Trinidad Headi poole, mis on sadamas asuv kaljune moodustis. Mees osutas osalisele koljule, mis vaatas neile alt üles vastu. 1993. Aasta veebruaris korjasid politseinikud killu üles ja andsid selle üle Humboldti maakonna šerifi büroole. Seejärel koostati koljust rutiinne DNA profiil ja sisestati see nii riikliku tuvastamata isikute DNA registrisse kui ka California kadunud isikute DNA andmebaasi. Profiili võrreldi mitmete kadunud inimeste ja teiste inimjäänustega, kuid kild ei sobinud ühegi teadaoleva isikuga. Seejärel sisestati juhtumi andmed Namusi andmebaasi. Juhtumi numbri UP 55274 all. Ja oligi kõik. Rohkem polnud võimalik teha. Vähemalt tol hetkel mitte. Lõpuks unustas maailm 1993 aasta California kolju, mis oli nüüdseks osa tuvastamata inimjäänuste juhtumite kuhjunud järjekorrast. Kuid 2024 aastal tärkas selles aastakümneid vanas mõistatuses uus lootus. Kui Ameerika Ühendriikide esindaja Jared Huffman eraldas rahalised vahendid, et likvideerida mahajäänud juhtumid ning võimaldada Humboldti maakonna šerifi bürool läbi viia uusi uurimisi ja DNA teste. Nüüd sai Humboldti maakonna šerifi büroo esitada tõendid Athrami laborisse Woodlandsis, Texases. 1993. Aasta koljutükk sai teadlaste tähelepanu keskpunktiks, kuna nüüd oli võimalik sellest tõendist DNA'd eraldada, kasutades kohtuekspertiisi tasemel genoomi järjestamist. Nende jõupingutuste tulemusena tekkis tundmatu naise põhjalik profiil, mis pani aluse geneetilise genealoogia uuringutele, mis võiks aidata tuvastada, kelle säilmed need olid. Mõni kuu hiljem tõi teine suur läbimurre selle isiku tegeliku identiteedi päevavalgele. Kolju osutus K. Josephine Medini omaks. Ta oli kantud mitmesse kadunud isikute andmebaasi. 1987 aasta 3. augustil saabus mees nimega Nicholas oma Trinity maakonna koju ja avastas, et tema 48-aastane naine on kadunud. Tema käekott, prillid ja auto olid kõik endiselt kohal,
kuid teda ennast polnud. Nicholas teatas tema kadumisest, mis tõi kaasa suure vabatahtlike otsingu keerulisel maastikul, mis ümbritses nende kodu. Kuid temast ei leitud ühtegi jälge kuni 1993 aastani. Nicholase naine oli Kay Medine, kooliõpetaja, ning tema ülemuse sõnul, kes oli üks viimaseid inimesi, kes teda töölt lahkudes nägi, oli ta väidetavalt heas tujus inimene. Trinity maakonna šerifibüroo oli Kay kadumise märkinud kahtlaseks, kuid ei suutnud leida ühtegi tõendit kuriteo kohta ega vihjeid tema asukoha kohta. Kuigi ta on üles leitud, püsib juhtumiga seoses siiski mõistatus. Ametnikud ei suuda kindlaks teha, mis põhjustas tema enneaegse lõpu. Kas see oli lihtsalt õnnetus või oli siin mängus midagi palju kurjemat? Number 12. Mara Murray kadumine on üks tuntumaid juhtumeid, mis püsib jätkuvalt sotsiaalmeedia voogudes, taskuhäälingutes ja YouTube'i kanalites esiplaanil. 9. veebruaril 2004 võttis Mara oma pangakontolt välja $280 sularahaautomaadist, mis ei asunud tema elukohaks olnud ülikooli linnakus. Umbes kell 15:00. Sel päeval peatus ta alkoholipoes ja ostis mitu jooki. Kell 16:30 nähti teda oma 1996 aasta Saturni sedaaniga New Hampshire'i suunas sõitmas. Mara ei rääkinud kellelegi oma plaanidest ega sellest, kuhu ta suundus. Järgmine teade tema asukohast tuli mitu tundi hiljem, kui ta sattus ühe sõidukiga avariisse teel 112 White Mountainsi külas. Väidetavalt kaotas ta sõiduki üle kontrolli ja sõitis järsus kurvis kraavi, paiskus lumekuhha ning põrkas vastu puud. Auto esiosa oli kortsus ja sellega ei saanud enam sõita. 10 minutit hiljem saabus sündmuskohale politsei, kuid selleks ajaks oli Mara kadunud, jättes oma auto maha ning ilma ühegi vihjeta, kuhu ta võis minna või mis temaga juhtuda võis. See lugu oli vähemalt aasta aega uudiste pealkirjades, enne kui see vaikselt kadus. See jäi ainult raamatutesse, blogidesse ja filmidesse kuni 2012 aastani, mil juhtumi vastu tekkis ootamatult uus huvi läbi kõheda internetimüsteeriumi. 2012. Aasta 9. veebruaril postitati hirmuäratav video YouTube'i kanalile nimega 112 Dirtbag. See kandis nime õnneliku aastapäeva ja postitati täpselt Mara 8. kadumisaastapäeva päeval. Videos on näha prille kandva mehe kogu nägu. Ta vaatab kaamerasse ja alustab häirivat itsitamist, mis kestab liiga kaua. Itsitamine muutub täiemahuliseks hullumeelseks naerupurskeks, enne kui mees äkitselt vaikib. Ta pilgutab silma ja stseen hääbub, paljastades roosa kirjaga teksti. Palju õnne aastapäevaks! Kuigi midagi ei öeldud, hakkasid internetidetektiivid kahtlustama, et arvestades video üleslaadimise ajastust, võib mehel olla mingi seos Mara ja tema kadumisega. Teistele tundus video lihtsalt järjekordse hullumeelse mänguna nutitelefoniga. Kuid siis juhiti tähelepanu sellele, et kanali nimi ise viitas otseselt sellele kummalisele juhtumile. Pealkirjas olev 112 viitas maanteele 112, kus Mara viimati nähti, ja sõna Dirtbag oli viide ühele intervjuule, kus Mara isa väitis, et tema tütar rööviti dirtbagide ehk kaabakatest inimeste poolt. Video pälvis internetis nii palju tähelepanu, et iga selle detaili lahkamine viis politsei sekkumiseni. Võimud hakkasid 112 Dirtbagi uurima ja leidsid ta lõpuks üles, mis polnud eriti keeruline, arvestades, et tema nägu oli otse ekraanil näha. Uurajad avastasid hiljem, et tema nimi oli Alden Olsen ning nimetasid ta esmalt huvipakkuvaks isikuks ja seejärel peamiseks kahtlusaluseks. Olson leiti üles, teda küsitleti põhjalikult ja uuriti. Uurimise käigus avastati, et tema kanalil oli veel postitusi, mis olid seotud Maraga. Neist üks kandis lihtsalt pealkirja Mara Murray. Videos on näha ainult pilet. Bretton Woodsi mägikuurorti, mis on dateeritud 2 päeva pärast seda, kui naine kadunuks jäi. Kuid selle aspekti kohta ei avaldatud midagi olulist. Pärast põhjalikku läbivaatust vabastati Olson hiljem. Politsei jõudis järeldusele, et ta lihtsalt trollis internetis ja võib-olla on ta isegi veidi ebastabiilne. Nad leidsid, et ta postitas tahtlikult öövastavaid videoid, et Mara perekonda pilgata ning et ta oli lihtsalt väljamõeldud interneti tegelaskuju, mitte kuriteos osaleja. 11. 1988. Aasta detsembris teatas 20-aastane naine DeKalbi maakonna politseile vägivaldsest rünnakust.
30. detsembril, kui ta lukustas oma Stone Mountaini korterit, sundis suusamaskis ja noaga mees teda kompleksi kõrvalisesse põõsastikku. Ründaja ähvardas ta tappa ja põgenes seejärel. Ohver leidis abi ja tema poissõber viis ta DKPD-sse, seejärel Grady Memorial Hospitalisse, kus koguti DNA-d. Kuid 1988 aastal ei olnud DNA testimise tehnoloogia saadaval, seega tõendid hoiustati Georgia uurimisbüroos. Üle 3 aastakümne hiljem, 2019. aasta juunis, avati juhtum uuesti ja DNA testiti Justiitsministeeriumi abiga. Tõendid kattusid seejärel Reginald Caldwelliga, kes oli siis 58-aastane ja elas kuriteo toimepanemise ajal DeKalbi maakonnas. Pärast täiendavat uurimist, ülekuulamisi ja tunnistusi mõisteti Caldwell 20. mail 2025 süüdi inimröövis, kallaletungis ja raskendatud kehavigastuse tekitamises, saades 2 järjestikust eluaegset vanglakaristust ning lisaks 20 aastat. Number Kuma. See oli 11. oktoobril 2009, kui kummaline YouTube'i kanal pealkirjaga Hi Walter, it's me Patrick laadis üles samavõrd kummalise video. Mees, keda väidetavalt kutsutakse Patrickuks, ilmub kaadrisse. Tal on prillid ees ja keskmise pikkusega juuksed, mis langevad üle tema lauba. Ta vaatab otse kaamerasse ja pöördub oma sõbra Valteri poole. Patrick räägib lugu millestki, mis temaga hiljuti juhtus. Jutt käis sellest, kuidas ta kohtus oma uue tüdruksõbraga. Suure, lausa ülevoolava entusiasmiga alustab Patrick oma lugu. Tere, Valter! Ma olin täna kaubanduskeskuses ja arva ära, mis juhtus. Seejärel tõstab mees põnevusest rusika, kui ta ütleb, et kohtus kõige imelisema tüdrukuga. Ta väidab, et nad käisid JCPenney poes ostlemas ja et nimetu tüdruk proovis selga palju erinevaid riideid. Tüdruk ostis väidetavalt hulga asju ja siis ütleb Patrick, et tema ja tüdruk läksid edasi juveelipoodi, kus tüdruk valis ka sealt mõned esemed välja. Video ise on äärmiselt ebameeldiv ja asi ei lähe sealt edasi sugugi paremaks. Ma tean, et ta vihkab kaameraid, alustab ta, aga ma näitan sulle teda ikkagi. Patrick võtab oma filminisseadme ja hakkab kõndima oma tüdruksõbra poole. Võiks arvata, et ta istub diivanil ja vaatab televiisorit või lebab põrandal ja loeb ajakirja. Kuid selle asemel suundub Patrick lukustatud ukse juurde, avab selle ja paljastab pimeda ruumi. Põrandal on vaevu nähtav kuju. Ta hakkab arusaamatult karjuma, mis paneb YouTube'i tegijad tuppa sisenema ja ukse kinni lööma. Enne kui video järsult lõpeb, on kuulda veel karjeid. Video vihjas, et siin oli tõesti midagi kurja kuulutavat toimumas. Need kaadrid panid mõned spekuleerima, et tegemist oli inimrööviga ning sellega tekkis veelgi häirivam seos. Vaid 2 kuud varem oli Wisconsini noor elanik Kayla Berg kadunud. Ta sõitis ringi koos oma poissõbraga, kui nad peatusid tema maja juures. Poissõber Kevin väitis, et kõik tuled majas kustusid ja Kayla kadus katkestuse ajal ning teda ei nähtud enam kunagi. Oma kadumise ajal kandis ta punast õlapaltega toppi, tumesinist kapuutsiga dressipluusi, teksaseid ja pruune madala kontsaga sandaale ning hõbedast sõrmustega kaelakeed. Patricku postitatud videos tundub, et põrandal olev tüdruk kannab sarnast särki, kuigi see paistab olevat rohkem roosakas. Video tekitas laialdast muret ja levis sotsiaalmeedias kulutulena. See levis mitmetes foorumites, enne kui jõudis mitu aastat hiljem lõpuks ühe politseiniku kätte. Mis algas sissejuhatava videona, muutus tõeliseks mõistatuseks, mis esitas küsimuse. Kas lukustatud ukse taga põrandal olev tüdruk on Kayla Berg? Kohalik politseijaoskond näis kahtlustavad just seda ning uurimine kanali suhtes algas 2016 aastal peaaegu 8 aastat pärast seda, kui see köhedust tekitav video üles laaditi. Varsti avastati, et Patrick ei kujuta ühiskonnale ohtu ning tal ei olnud mingit seost Kayla kadumisega. Tegelikult oli ta näitleja YouTube'i komöödiakanalilt nimega 2150 Studios, kes tegi pahatahtliku sketši, mis mõjutas tõsiselt kogukonda ja kadunud tüdruku vanemaid. 9. Veel üks piibliajastu mõistatus on seaduse laegas, mida on juba ammu mainitud laienevas mõistatuste nimekirjas. Kus see on? Mis see on? Küsimused püsivad endiselt.
Piibli järgi on olemas kaunistatud kullatud puidust laegas, mis on loodud selleks, et hoida üht olulist osa, mis paneb ülejäänu piibliloo liikuma. Laegas tehti selleks, et hoida Moosesele antud seaduse tahvleid. Väidetavalt asub laegas kõige pühamas paigas Jeruusalemma iidse templi teldis ja arvatakse, et 10 käsu tahvlid on endiselt selle sees olemas. Kuid taas seisame silmitsi ühe olulise küsimusega. Kas see on? Seaduse laegas saladus näib olevat ühe sammu võrra lahendusele lähemale jõudnud, kui uskuda viimaseid arenguid. Viimase avastuse keskmes on piibellik linn Siilo, mida seaduselaeka aruteludes harva mainitakse. Enne Jeruusalemma templite ehitamist seisis Siilos tempel. See on muistne Samaaria linn, mis eelnes Jeruusalemma hoonetele ligi 400 aastat, mis on 10 käsu ja kummagi linna rajamise ajajoont arvestades väga pikk aeg. Siilo oli väga tähtis paik. Just seal rajati altarid, mis võimandasid ohverdusi ja jumalateenistusi vastavalt pühale kirjalikule ülestähendusele. Kogu selle aja jooksul jäi paljudele inimestele küsimus, kas nad tõesti usuvad, et Siilo eksisteeris. Kuid see linn oli üks väestest, mida oleks lihtne ära tunda. Seal oleks tempel, altarid ja ohvriandide jäänused ning just need elemendid kaevatakse ootamatult välja 2023 aastal. Ajaleht The Jerusalem Post avaldas loo uskumatust avastusest, mis on jätnud ajaloolased täiesti hämmastunuks. Arheoloogilised väljakaevamised toimusid piirkonnas, mida peetakse Siilo linnaks sajandeid tagasi. Kiht kihi haaval paljastas maa üha rohkem jooni, mis toetasid kujunevat teooriat. Kui nad hakkasid tolmu ära pühkima, mõtlesid eksperdid, kas nad olid just avastanud selle kultuskompleksi, mis kunagi asus Siilos. Kui meeskond töötas kivist ehitise varemete tuvastamise kallal, jõudsid nad peagi jahmatava arusaamani. Kõnealuse ehitise mõõtmed vastavad kirjeldusele, paigutusele ja mõõtmetele, mis on omistatud telgile, kus arvatakse olevat hoitud seaduselaegast. Seaduselaegas sisaldab elukirjalikke reegleid, avastus, mis võiks muuta kogu maailma. Eksperdid selgitasid, et hoone on paigutatud ida-lääne suunas ja jagatud 2:1 suhtes, nagu pühakirjas kirjeldatud. Teadlased dokumenteerisid ka suure siseseina, mis jagas ruumi 2 osaks, peegeldades pühamu ja kõige pühama eraldamist, nagu on kirjeldatud 2. Moosese raamatus. Teooriad toetavad üle 100 000 loomaluu, sealhulgas lambad, kitsed ja veised, mida tõenäoliselt kasutati ohvritena. Seda ei saa pidada juhuseks. Oli täiesti selge, et tegemist oli rituaalsete ohverduste paigaga ning selle mõõtmed vastasid telgi mõõtmetele. Kuid eluasemest puudus seaduselaegas, mis on siiani oma saladusi maailma eest varjanud. Number 8. See oli 1991 aastal, kui loodi esimene veebileht, kuigi internet oli selleks ajaks juba paar aastat olemas olnud. Siilo discernis Briti teadlase Tim Berners-Lee poolt. See veebileht kuulus World Wide projekti juurde. World Wide Web on sellest ajast alates kaugele arenenud. Hoolimata sellest, et internet oli alles oma algusjärgus, oli seal siiski palju müsteeriume. Üks eriti salapärane juhtum leidis aset vaid 6 aastat hiljem, 1997 aastal. Mortis.com on üks varasemaid teadaolevaid internetimüsteeriume, mis eelnes Cicada 3301 ja järgnes Markovi Parallax Stenigraatile 1996 aastal. Mortis.com domeen registreeriti 1997 aastal nimega Thomas Lee. See ilmus internetis musta taustaga, kus oli lihtne kasutajanime ja parooli sisestamise aken. Keegi ei pööranud sellele tol ajal eriti tähelepanu, kuid sellest sai sotsiaalmeedias tähelepanu keskpunkt, kui see 2011 aastal kogemata avastati. Üks sotsiaalmeedia kasutaja postitas selle kummalise lehe teatud platvormidele ja sealt edasi hakkas see mõistatus oma elu elama. Uurijad ja internetidetektiivid hakkasid seda kummalist lehte uurima 2011 aastal, ning uurimine kestis kuni 2013 aastani. Just nende 3 aasta jooksul muutus Mortis.com erakordselt veidraks ja salapäraseks. Tundus, et see domeen majutas terabaitide kaupa andmeid ja faile juhuslike nimedega. Peaaegu kohe hakkasid levima erinevad teooriad. Mõned väitsid, et seal on ebaseaduslikku materjali. Teised arvasid, et tegemist on valitsuse saladustega.
Aga enne, kui keegi jõudis välja selgitada, kumb neist väidetest tõele vastab, kadus veebileht ära. Mitte ainult domeen ise polnud täielikult kadunud, vaid ka vahemällu salvestatud koopiad, viited ja isegi juhtumile pühendatud kogukonna wiki olid veebist jäljetult kadunud. Samuti selgus, et keegi oli tegelikult taotlenud Wayback Machine'is olevate arhiveeritud koopiate eemaldamist. Teooriad tulid tagasi. FBI lõksud uue ideega ja suletud kunstiprojektid olid järgmised parimad oletused. Kuid ühtegi neist lugudest ei saanud tõestada, sest veebisait oli kadunud. Mõned väitsid hiljem, et enne kui domeen eemaldati, õnnestus neil sisselogimisest mööda pääseda. Iga kord aga leiti, et need väited olid alusetud. Järgnevatel aastatel ilmus Mortis.com internetimüsteeriumite nimekirjadesse, kuni nüüd, kui see ootamatult on jäämäe lahendatud osas kirjas. Internetimüsteerium, mis ajas segadusse nii häkkerid kui ka uurijad, on lõpuks lahendatud. Üks detektiiv suutis leida algse saidi tumeda veebipeegli ja see, mida ta avastas, oli nii tavaline kui võimalik. See nägub, et peegelsait kuulub Unnamed Society'le. Veebilehel on lehekülg pealkirjaga Thomas Lingi juhtum ning selles osas kirjeldatakse, kuidas arendaja Igor kasutas nime Thomas Ling varjunimena. Aga oli olemas hambaarst nimega Thomas Ling, kes avastas selle ja palus arendajal oma nime nende seosest eemaldada. Unnamed Society täitis palve ning kompensatsiooniks lõid nad Mortis.comi e-postiteenuse lingile ja tema hambaravikabinetile. Aastaid olid sotsiaalmeedia kasutajad mures häiriva info pärast, mida Mortis võib sisaldada, kuid lõpuks selgus, et see oli lihtsalt hambaravi jaoks mõeldud e-postiteenus. Number 7. Sage Smith, keda kasvatas tema isapoolne vanaema Charlottesville'is Virginias, elas üle raske lapsepõlve, mida mõjutasid vanemate lahkuminek ja aeg kasuperesüsteemis, kus ta koges kiusamist. Vaatamata sellele oli Sage karismaatiline ja plaanis juuksurikarjääri, astudes 2012 aasta alguses kosmeetikakooli pärast seda, kui ta kolis Harry Streeti korterisse. 20. novembril 2012 ütles 19-aastane Sage oma toakaaslasele, et läheb kell 17:40 kohtingule ja tuleb hiljem tagasi. Järgmisel päeval oli ta kadunud. Kõned läksid kõne postkasti ja viimati nägi tema poolude Sage'it Main Streetil umbes kell 18:30. Tema toakaaslased teatasid tema kadumisest 22. novembril. Politsei otsis läbi Harrise tänava ja Virginia ülikooli, kuid tulemusteta, märkides, et tema telefon oli ebatavaliselt välja lülitatud ning kuulutas ta ohus olevaks kahtlustades kuritegu. Uurijad avastasid, et Sage'i viimane teadaolev kontakt oli Eric McFadden, kellega ta plaanis kohtuda Amtraki jaama lähedal. Nad olid salaja sõnumeid vahetanud ja kohtunud, kusjuures väidetavalt maksis McFadden Sage'ile, et hoida nende suhet oma partneri Esther Avini eest saladuses. 2 päeva pärast Sage'i kadumist teatas Esther McFaddeni kadumisest. Järgmisel päeval helistas McFadden Esterile ja palus raha ning võttis seejärel ühendust politseiga, kui sai teada, et nad tahavad temaga rääkida. Ta eitas Sage'iga kohtumist või tema asukoha teadmist, katkestas seejärel kontakti ja jäi kadunuks kuni hiljutise ajani. Üle 10 aasta jäid mõlemad kadumised lahendamata. Kuid 2025 aasta oktoobris jälitas politsei McFaddeni Los Angelesse pärast seda, kui ta üritas seaduslikult oma nime muuta. Uurijad küsiklesid teda, kuid üksikasjad jäävad hetkel konfidentsiaalseks. Sage'i leidmisel pole edusamme tehtud, kuid politsei on juhtumi uuendanud, lisades sinna termini tõenäoline mõrv, ilmselt uue teabe põhjal, või McFaddeni 2012 aasta väite tõttu, et Sage'il olid vaenlased. Number 6. 2005 aasta esimestel kuudel tuli päevavalgele tõeliselt häiriv mõistatus, mis levis loomaarmastajate ja aktivistide seas ning põhjustas täieliku paanika sotsiaalmeedias. Veebileht savetobuy.com esitas jahmatava idee. Veebilehe omanik oli just päästnud haavatud jänese ja ravis teda terveks. Nad olid sellele vigastatud loomale nimeks pannud Toby. Alguses tundus, et see on leht, kus päästja palub abi annetuste tegemiseks Toby heaks. Aga saidi omanik esitas nõude, mis muutis selle loo suunda. Kui nad ei saa 30. juuliks PayPali kaudu Toby eest hoolitsemiseks $50,000 annetusi, siis nad küpsetavad ja söövad selle jänese ära. Nõuet lugedes kostsid ahetused.
Väidetavalt hakkas raha voolama, kuna sotsiaalmeedia kasutajad lootsid päästa looma sellest eluohtlikust ohust. Väidetavalt olid armsa jänese pildid ja tõendamata ähvardus piisavad, et sundida paljusid kasutajaid oma rahakotte avama. Väidetavalt koguti Save Toby saaga jaoks $16 380 ja 18 senti. Summa, mis tundub tõeliselt uskumatu maailmas, kus jäneseid peetakse sisuliselt väärtusetuteks ja loomade varjupaigad peavad oma tegevuse jätkamiseks vaevu ots otsaga kokku tulema. See number paistis lehe allosas silma, justkui näidates, kui tõsine see oht tegelikult oli. Numbrid muudeti aeg-ajalt, jättes mulje, et head samaarlased annavad oma panuse, et takistada Toby küpsetamist ja söömist. Kuid tegelikult see nii ei olnud. Snopes, interneti faktikontrolli sait tuli appi, et päästa olukord ja jänes. Mehe küll kavandas, et nad olid saanud arvukalt kirju lugejatelt selle looma ähvardava saidi kohta ning otsustasid asja uurima hakata, et teada saada, kas mees tõesti kavatseb jänese ära süüa, kui ta ei saavuta oma rahalist eesmärki. Lehel kulus vähe aega, et jõuda järeldusele. Save Toby oli tõepoolest pettus. Tegelikult oligi kogu asja paljastajaks selle idee ise. Saada raha või jänes sureb. Kui see polnud juba piisavalt ilmne, leidis üks teine külastaja lehelt peidetud tagasihoidliku lause, mis lõpuks kogu saladusele punkti pani. Allosas oli kirjas. Pange tähele, see on nali. Palun annetage ainult varustuse ostmiseks või savetoby.comi toetamiseks. Selgitus oli selge. Tobyt ei ähvardanud kunagi tegelik oht. Number 5. Esimeses Moosese raamatus mainitakse üht lugu, mille tegelikkus on vaidluse all. See on Mahanaimi linn, mis asub Iisraelis Jordaani jõe idakaldal. Just esimeses Moosese raamatus loeme Jaakobi rännakutest, et taas ühineda oma vennaga. Ta jõuab Mahanaimi, mis tema jaoks oli nimetu linn. Siin kohtasid teda Jumala inglid ja kuulutasid, et ta on Jumala laager ning nimetasid selle Mahanaimiks, mis tähendab 2 leeri. Sajandeid hiljem palusid Iisraeli suguharud Ruben, Gad ja Manasse, et neile antaks päris osa Jordani jõe idakaldal. Moses täitis selle palve, kuid tingimusel, et need suguharud aitavad teisi kaananlaste vastu võidelda ja nad tegidki täpselt nii. See piirkond anti neile hiljem päris osaks, kuid Kaanani vallutamise järel anti Jumala käsul mitmed linnad, sealhulgas Mahanaim leviitidele. Sellel omapärasel linnal on veel mitmeid teisi lugusid, mis ulatuvad läbi sajandite. Kuid küsimus jääb, kus see asub? 2025 aasta jaanuaris teatasid 2 juhtivat Iisraeli teadlast selle müsteeriumi kohta põnevast arengust, millele nad jõudsid vaid 2 kuud varem. Jordaania mäe tipul asuval arheoloogilisel leiukohal on laiali kiviplokid, mida kaunistavad kunstilised lõvide ja pidusöökide stseenid. Tõendid muistse Iisraeli palee kohta, mis võis seal seista umbes 2800 aastat tagasi. Monumentaalse arhitektuuri olemasolu, mis pärineb 8. sajandi e-kristurist algusest, võib olla tõend iisraellaste laienemisest, viidates sellele, et palee oli osa Iisraeli kuningriigist ning Mahanaimi linn kuulus selle piiridesse. Piibli tekstid viitavad, et linn asus Penueli kõrval, mida teadlased peavad tänapäeva Tel Atahab esh-Sharkiks. Seda teooria toetab Piiblis mainitud tempel Penuelis. Ja tundub, et selline tempel on leitud Tel Atahab esh-Sharki juurest. Nende varemete avastamist aga ei kasutata tõendina Piibli ajaloolisuse ega sealsete lugude kinnitamiseks. Kuid mingil põhjusel ei kasutata nende varemete avastamist tõendina Piibli ajaloolisuse kinnitamiseks. Selle asemel ütlevad teadlased, et see on tunnistus iisraellaste kohalolust Transjordaanias, mis võib aidata uurijatel mõista, miks sellised Piiblis kirjeldatud sündmused just sellesse piirkonda paigutati. Neljas. Peidetuna interneti lõputu tunneli sügavustesse satume me kohta, mida oleks parem mitte uurida. Tumeweb on koht, kus veebilehti otsingumootorid ei indekseeri ja mida saab teoreetiliselt anonüümselt külastada. Nagu ninigi ütleb, arvatakse, et siin varitsevad tumedad ja häirivad asjad. Tumeweb on muutnud varastatud teabe müümise lihtsamaks. Kreditkaardid ja sotsiaalkindlustuse numbrid ostetakse rutiinselt, samuti e-posti kontode paroolid sageli massiliselt.
Selle näiteks on 2012 aasta juhtum, kus Vene häkker varastas 117 miljonit LinkedIni e-posti aadressidega seotud parooli ja pakkus seda teavet hiljem tumeveebis müügiks. 2016. Aastal varastati umbes 200 miljonit Yahoo parooli ja postitati need tumeveebi. Kuid tumeveebi tagaplaanil varitseb veelgi häirivam pimedus, mõiste, mis tekitab mitte ainult hirmu, vaid ka põnevust. Punased toad. Kuulduste kohaselt on punased toad tumeveebi ebaseaduslikud ja salajased osad, kus veebilehed pakuvad enneolematuid kaadreid kõige häirivamatest katsumustest. Sinna sattunud kasutajatelt nõutakse tasu, mis ulatub tavaliselt tuhandetesse ja makstakse krüptovaluutas. Õnnestunud maksed annavad neile võimaluse piiluda õudustesse, mis avalduvad otseülekandes toime pandud kuritegudena, sealhulgas rünnakute, piinamise ja tapmistena. Mõnikord saavad kasutajad isegi hääletada ohvri saatuse üle. Punase toa šansid edastatakse otse tumeveebist, varjates vaataja isikut nii võimude kui ka isegi nende eest, kes videoid korraldavad. Lühikirjeldus sellest, mis on tumeda veebi punased toad, kõlab nagu midagi kaasaegsest õudusfilmist. Ja nii see olema peabki. Punase toa narratiivi päritolu pärineb creepypastadest, YouTube'i vandenõuvideotest, õudusfilmidest ja süvaveebi väljakutsetest. Aga mis paneb inimesi nende poole nii tõmbuma? Miks on inimestel see kuri instinkt sukelduda interneti kõige sügavamatesse nurkadesse lihtsalt selleks, et olla tunnistajaks võõra piinamisele ja teise inimese mõrvale? Tõenäoliselt on see sama põhjus, miks paljud satuvad YouTube'i kanalitele, mille pealkirjas on sõnad tundmatu ja müsteerium. Meid paelub tabu, nähtamatu ja meis on sünge unetust tekitav uudishimu, mida saab rahuldada vaid sellega, kui näeme midagi, mida teised pole näinud. Tumede pakub publikule selleks täiusliku keskkonna. See võimaldab krüpteeritud suhtlust, anonüümsust ja valuutat, mida ei saa ühegi konkreetse isikuni jälitada. Punaste tubade kontseptsioon on üks lihtsamaid internetimüsteeriume, mida ümber lükata, ja seda saab teha vaid 2 lausega. Esiteks, Tor, see eriline veebibrauser, mida on vaja pimedas veebis surfamiseks, ei suudaks lihtsalt neid Red Roomide otseülekandeid edastada, sest see on lihtsalt ebastabiilne. Teiseks, arvestades selle väidetavat olemasolu, lõputuid arutelusid ja uudishimu selle kontseptsiooni ümber, võiks arvata, et vähemalt üks häiriva materjali ekraanipilt oleks kuskil liikvel, kuid kõik need on osutunud võltsinguteks. Commandax. See algas millegi nii lihtsaga nagu matk. 2 sõpra suundusid loodusesse, lootes nautida loodust ja lõõgastuda. Kuid selle asemel sattusid nad avastuse otsa, mis kummitas neid veel aastakümneid. Matkareisid ei möödunud pärast seda enam ilma ärevuse ja kartuseta. 2015 aasta 9. jaanuaril sattusid pahaaimamatud matkajad Puerto de Somiedo lähedale, mis on Hispaanias asuv linn tuntud oma mägiradade ja Somiedo rahvuspargi poolest. Kuid see linn sai tuntuks hoopis teisel põhjusel. Matka ajal komistasid need 2 rändurit millegi otsa, mida nad poleks kunagi osanud oodata. Laiba. Kitsa oja kõrval oli tekk, millel oli kahtlane ja amorfne kuju, mis vajas lähemat uurimist. Kui nad lähenesid, ajas nad eemale vastik lõhn, mis sundis neid kutsuma kohaliku politsei. Politseinikud kogunesid sündmuskohale ja hakkasid kihte eemaldama, paljastades nende alt surnukeha. Surnukehal puudus isikut tõendav dokument, mis tõttu nimetati ta Somiedo meheks ning ta viidi peagi lahkamiseks surnukuuri. Mehe kehalt puudus 1 jalg, mis arvatavasti oli viidud raipesööjate loomade poolt. Samuti selgus, et hoolimata tema väljaulatuvatest roietest, oli ta suurema osa oma elust saanud piisavalt toitu. Tema näokarvad olid hästi hoolitsetud ning tema nahk näitas, et tema eest oli elu jooksul hästi hoolt kantud. Somiedo mees oli samuti väärarenguga. Tal oli väike pea, pikad jäsemed ja sõrmed, küür seljas ning väljaulatuv rinnak. DNA järjestamine näitas kiiresti, et ta põdes kokeinisündroomi, mis tähendas, et ta ei suutnud iseseisvalt elada ja vajas pidevat hoolt. Neiti, et tema seisundit arvestades oli lahkunul tõenäoliselt vähemalt 1 hooldaja. Kui tuvastamata isik oli mähitud teki sisse ja asetatud oja äärde, ei leidnud politsei mingeid kuriteotunnuseid. Vägivalla, mürgitamise ega muu pahatahtliku tegevuse märke ei olnud.
Kohtuarst otsustas samuti, et tema enneaegse surma põhjuseks oli südameatakk. Kuigi politsei ei suutnud teda tuvastada, usuti, et tema perekond leitakse kiiresti. Kokeiini sündroom on haruldane ja mehe füüsilised tunnused oleksid kirjelduse korral kergesti äratuntavad. Seetõttu suundusid uurijad lähimasse linna, olles kindlad, et keegi annab endast teada. Kummalisel kombel ei tundnud aga ükski elanik antud kirjeldusi ära. Politsei laiendas oma otsinguid ka naaberlinnadesse, kuid ikka ei leitud midagi. Ükski tema kirjeldusele vastav inimene ei ilmunud välja ei haiglaandmetes ega ka üheski hoolekandeasutuses. Isegi kogu vallas sünniregistrid võeti uurimise alla. Samuti otsiti maapiirkondade ämmaemandaid, kes võisid tema sünni juures olla. Aga midagi ei leitud ja küsimus jäi endiselt õhku. Kes oli Sumia Domez? 2024 aasta oktoobris tehti juhtumis esimene läbimurre, kuid keegi ei teadnud seda veel. See algas 2 isiku, õe ja venna, Enrique ja Enriqueta vahistamismäärusega. Nad pidid ilmuma kohtusse kohustuslikule hingamisele oma puudega venna suhtes, kelle eest nad hoolitsesid. Kuid õde ja vend otsustasid kohtusse ümberhindamisele mitte ilmuda ega toonud ka hooldatavat kohale. Sotsiaalteenistused hakkasid kahtlustama, et midagi kummalist toimub, sest 10 aastat polnud nad puudega mehest, kelle eest hoolitsesid Enrique ja Enriqueta, midagi kuulnud ega teda näinud, kuid nad kogusid tema nimel iga kuu 3000 eurot. Kuid paaril õnnestus võimude eest mitu kuud kõrvale hoida, kuni nad lõpuks 2025 aasta veebruaris ühes hotellis tabati. Kui nad vahi alla võeti, hakkas hargnema häiriv lugu, mis paljastas aastakümneid vana lahendamata juhtumi. Luis Maria J.C., keda kutsuti Luisiniks, oli Enrique ja Enriqueta puudega vend, kellest kohtud rääkisid. Ta sündis ajuhalvatusega, tal olid rasked kataraktid ja ta oli kurt. Ülekuulamiste käigus said uurijad teada, et vend oli juba õiguskaitseorganitele tuttav, sest 2015 aastal leiti tema surnukeha teki sisse mässituna oja lähedalt. Luisin oli Somedo mees. Õed-vennad jätkasid oma lugu, öeldes, et pärast tema viimase hooldaja surma võtsid nad tema eest hoolitsemise enda peale. Järgmise 10 aasta jooksul andsid sotsiaaltöötajate kontrollid sarnaseid tulemusi. Meest ei olnud kohal, ta oli ära, ta oli haige või külastas sugulasi. Tegelikult avaldasid õed-vennad, et ta oli järjest haigemaks jäänud, kuid nad ei kutsunud kiirabi, sest kartsid, et teda ei õnnestu päästa, mis tähendaks, et tema surm registreeritakse ja toetused lõpetatakse. Nii nad ootasid, kuni Luisin lõpuks oma haigustele ja lõpuks nälgimisele alla vandus. Ja siis viisid nad ta metsa, peites tema keha maailma ja valitsuse eest, mis võimandas neil järgmise 10 aasta jooksul jätkata invaliidsustoetuste saamist. Teine punkt. Homunculus mõiste, mis tähendab väikest inimest, pandi esmakordselt kirja 16. sajandil. See sai alguse alkeemia valdkonnas ja viitas spetsiaalselt väikeste humanoidsete olendite loomisele, kes ilmusid täielikult välja arenenutena. On olemas kunstilisi kujutisi alkeemikudest, kes viivad läbi just seda katset, süstides vedelikke kanamunasse. Mõne aja pärast ilmub väike inimfiguur. See idee kadus peagi ajas, kuid ei kadunud kunagi täielikult. Interneti ajastul leidsid mõned, et see on lihtne platvorm, mille kaudu jõuda maailma kõikidesse nurkadesse veidrate ideede ja ebarealistlike lugudega. Kornei Alejev oleks üks neist inimestest, kes kasutas internetti selleks otstarbeks. YouTube oli üks esimesi sotsiaalmeedia platvorme, mis võimandas laialdast sageli reguleerimata sisu jagamist. Alejev, vene mees, sattus homunculuse alkeemia legendide peale ja hakkas oma katseid dokumenteerima, mis lõpuks levisid üle kogu veebisaidi. Oma esimeses videos peakirjaga "Kuidas teha homunculust" näitab ta vaatajatele täpselt seda protsessi. Esiplaanil on kõik vajalikud esemed selle olematu olendi loomiseks. Muna, süstalbioloogilise vedelikuga, anum ja väikesed käärid. Ja siis langevad tõlgitud sõnad ekraani allaossa. Tere, täna teeme katse homunculuse loomisega. Ja oligi kõik. Internetimaailm oli pöördes. Paljud uskusid, et nad suudavad tõesti sellise olendi luua. Just See Video käivitas homunculuse loomise trendi, mis vallutas interneti aastal 2016.
Alejev ei andnud oma katsetes alla ja jätkas oma veidraid eksperimente kuni homunkuluseni number 21. Samal aastal suri see vene mees ootamatult, mis viis suurte vandenõuteooriateni tema surma ja eksperimentidega seoses. Varsti pärast seda hakkasid ilmuma YouTube'i videod nagu homunkulusolend, päris või võlts. Ja nad lootsid suunata ühiskonda ja sotsiaalmeediat eemale väärinfost. Viidates tagasi venelaste katsetele, paljastab YouTuber, kui lihtne on kogu maailma petta. Plastiliin, magnetväljad ja hoorikas kaameratöötlus olid süüdlased näiliselt elava olendi taga, mis ilmus kanamunast. Liigutused olid sunnitud. Homunculus oli nuke. Ja niiditõmbaja polnud ainult Aleve, vaid ka need, kes uskusid, et tillukesi olendeid saab luua millesti nii lihtsast nagu kanamuna ja reguleerimata keskkonnatingimustest. Bill paljastas homunkuluse interneti müsteeriumi kui pettuse, paigutades selles samasse ritta bonsai kassipoegade ja 2000-ndate Ken Betsidega. Essekohal. Tšiili piirides ja Kagu-Vaikse ookeani piirkonnas asub saar, millel on värvikas ajalugu ning mälestusmärgid, mis seda tõestavad. Moai, tuntud ka kui lihavõttesaare pead, on saare kõige silmapaistvam tunnus. Need loodi varajaste Rapa Nui inimeste poolt ning 1995 aastal kuulutati need UNESCO maailmapärandi nimistusse. Ekspertide seas käib endiselt arutelu selle üle, kuidas elanikud oma kodusaarele esmakordselt jõudsid. Sarnaan vaidlus käib ka selle üle, kuidas nad lõpuks saarelt kadusid. Nii kaua kui me mäletame, on lihavõttesaare kokkuvarisemist seletatud ühe põhjusega – ökotsiidiga. Ökotsiidi hüpoteesi seostatakse kõige rohkem Rapa Nuiga ja seda saab isegi kasutada praeguste kliimaolude kirjeldamiseks. Teooria väidab, et ühiskonna kokkuvarisemise põhjuseks oli nende endi põhjustatud keskkonna hävitamine. Mõned eksperdid väidavad, et põhjuseks oli ületarbimine. Metsade hävitamine Moai ehitamiseks, liigkasutusest tingitud pinnase erosioon, mis viis näljahädani, sisemised konfliktid, mis põhjustasid sõdu ja seejärel, nagu eksperdid väidavad, ühiskonna kokkuvarisemine. Nad ütlesid, et kokkuvarisemise põhjuseks oli ökotsiid. Rapa Nui rahvas hävitas end ise, ressursside ammendumise ja kandevõime ületamise tõttu. Nüüd seatakse kõik, mida me teame, kahtluse alla. Valitsev teooria ei kehti enam, sest veidi üle kuu aja tagasi osutus tehnoloogia taas kasulikuks. 15 selle kauge saare endist elanikku on juba mõnda aega laboris säilitatud, oodates uusi võimalusi, et avada veelgi rohkem saladusi ja mõistatusi. Ja nemad olid ideaalsed kandidaadid, et kirjutada ajalugu ümber nii, nagu me seda tunneme. Üks hiljutistest edusammudest on genoomide järjestamine, mis võimaldab teadlastel DNA kohta rohkem teada saada ning nüüd on seda kasutatud ka selleks, et välja selgitada, mis tegelikult juhtus. Analüüsides nende 15 elaniku DNA-d ei leidnud eksperdid mingeid tõendeid geneetilise pudelikaela kohta, mis viitaks kiirele rahvastiku vähenemisele. Arheoloogiliste andmete ja raadiosüsiniku dateerimise analüüsi põhjal tehti kindlaks ka see, et nagu enamik kiitseid rahvaid, alustas Rapa Nui väikese kogukonnana ja kasvas sajandite jooksul pidevalt, jõudes 3–4 000 inimeseni. Kogukond kasutas kiviviljeluse meetodit, mis aitas neil vulkaanilist mulda hallata. Kuid 1860-ndateks langes nende arv järsku väga kiiresti. Ja mis toimus 1860-ndatel aastatel? Orjus, laienemine läände, natsionalism, territooriumide hõivamine, reformid, veresaunad ja kodusõjad. Neid tegureid uurides ja kasutades teadlaste kogutud andmeid, avastati peagi, et ökotsiid ei olnud kindlasti kokkuvarisemise põhjus. Peruu orjakütid saabusid sel aastakümnel saarele ja nad võtsid kaasa nii palju Rapa Nui inimesi, kui nende paatidesse mahtus. Kui nad saared lahkusid, oli 1/3 kogukonnast kadunud. See polnud sugugi kokkuvarisemine. Ekspertide sõnul tähendab rahvastiku kokkuvarisemine 80–90% kaotust teatud aja jooksul, mitte kohest hävimist. Aga see on ikkagi vaid 1/3 elanikkonnast. Kuhu kadus ülejäänud Rapa Nui rahvas? Genoomid paljastasid lihavõttesaarlaste kõige paremini hoitud saladuse. Neil oli kokkupuude põlisameeriklastega.
Selgus, et enne Kolumbuse saabumist Ameerikasse reisisid Lihavõttesaare elanikud üle ookeani Lõuna-Ameerikasse, kus nende geenid segunesid kohalike põliselanike omadega. Kuigi see on hiljutine avastus, ei ole see täiesti üllatav. Suulised pärimused on juba ammu rääkinud Lihavõttesaare ja põlisameeriklaste lugu ning bataadi olemasolu saarel viitas kaubandusele enne eurooplaste saabumist. Kuigi mõned eksperdid ja isegi avalikkus on olnud vastumeelsed valenarratiivist loobuma, on tõendid olemas genoomides ja DNA-s. Suur tänu, et vaatasite! Kui teile see video meeldis, siis kindlasti vajutage meeldib nuppu. Ärge unustage ka tellida ja vajutada teavituskella, et olla kursis kõigi meie tulevaste üleslaadimistega. Minu nimi on Top 5 Unknowns ja kohtume järgmises videos.